Tere, Angeelika, Zoomi vahendusel. Tere, tere. Meie EKOS-i taimetark. Aitäh. Aga räägime nüüd sinuga ka, kuidas saab taimede ja toidu lisanditega toetada. Kas sa tahad ka rääkida natuke põiepõletikust üldiselt? Miks nad tekivad, eks ole? Mhm. No üks kindlatest põiepõletiku põhjustajatest on bakterid ehk et siis mikroorganismid, mis satuvad siis meie organismi enamasti siis väljapoolt, aga pole ka välistatud, et organismi oma immuunsüsteemi ehk vastupanuvõime on mingil põhjusel nõrgenenud ja selle tagajärjel löövad välja erinevad korduvad põletikud ja põhjuseks võivad olla siis oma organismis tavaliselt siis kontrolli all olev mikrofloora. Kui vaadata, et lausa 95% uroinfektsioonidest on põhjustatud ühest bakteriliigist ja lausa 70–95% juhtudest on tekitajaks Escherichia coli, kutsutakse teda E. coli bakteriks. Ja võib-olla täna natuke rääkikski põhjalikumalt sellest E. coli bakteri nii-öelda siis teemal, kuna krooniliste põletike puhul on ravi keerulisem, aeganõudvam ja eelnevalt on vaja välja selgitada ka, et millised on siis need millisest probleemist need korduvad põletikud tekivad. Et alles siis saab ka erialaspetsialist vastavaid ravivõtteid soovitada. Et 95% juhtudest on tavaliselt E. coli bakter, kes siis põhjustab meile probleeme. Aga see põhiliselt on naiste probleem, kas ma saan õigesti aru? Võiks küll öelda, et tõesti, et ohustatud põieprobleemidega on enamasti naised, rohkem kui 50% naistest on vähemalt korra elu jooksul mõnda põiepõletikku nakkust põdenud ja lausa, kui nagu statistikast rääkida, siis umbes 20% muutuvadki need korduvateks, kes hakkavad siis kimbutama ja probleeme tekitama. No meeste puhul põhjustab põiepõletikke kutsutakse süstiitideks ehk et põhjustab süstiiti peamiselt põie mitte täielik tühjenemine näiteks, aga ka ütleme, et mehed üle keskea, seal 60 ja pluss eluaastat eesnäärme suurenemise tagajärjel võib ka haigestumise tõenäosus olla suurem. Rääkimata sellest, et kui inimesed mingil põhjusel on haiglasse sattunud, kutsutakse neid ka veel haiglapõiebakteriteks, et millest võib ka nakatuda. Aga lähme nüüd lahenduste juurde. Et kui on tekkinud juba põiepõletik ja võib-olla on see ka nii-öelda sageli esinev, et kus siis peale hakata või mida teha? Kuidas ennast toetada? No veel kord võib-olla toonitaks, et põletiku ravi oleneb põletiku liigist, eks ole. Et tavameditsiin soovitab antibiootikume, et kes on korra põiepõletikku saanud ja antibiootikume söönud, siis on võib-olla kogenud ka seda, et see põiepõletik kipub korduma, sest praktika näitab, et E. coli bakteri puhul see antibiootikum ei pruugi olla piisav ravi võimalus ja nende korduvate kuseteede nakkuste raviks antibiootikumid, mida kirjutatakse võib-olla isegi lausa pikemaks ajaks välja, et väikesed doosid, aga kirjutatakse seal 4 kuuks kuni poole aastani, ma olen isegi näinud, mis kõik tegelikult veel omakorda nõrgestab immuunsüsteemi ja suurendab ka muide pärmseine ohtu ja tekitab probleeme sellega, et ega antibiootikum ei vali, eks ju, milliseid baktereid ta tapab ka häid baktereid ja selle tagajärjel tekib omakorda dysbakterioos. Et ma
olen nagu alati soovitanud, et kui on ka vaja tõesti antibiootikume võtta, siis võiks võtta juurde ka looduslikke abimehi ja üheks looduslikuks abivahendiks, mis on väga efektiivseid tulemusi osutanud, on teemannoos. Teemannoos on jõhvikatest saadav looduslik suhkur ja see võib täiesti vabalt olla piisavaks alternatiivseks ravivõimaluseks pidevate antibiootikumide kuuride asemel. Ja meil on need teemannoosi. Ja Ecoshil on teemannoos purgis täitsa olemas ja ma vägagi soovitan seda. Ja meil see Ecoshi teemannoos on tegelikult kuni augusti lõpuni ka sooduspakkumisena. Et kellel on praegu see probleem, et siis on selline võimalus. Me oleme teemannoosis kui ka põiepõletikust Ecoshi kodulehekülje peal 2 blogis väga põhjalikult kirjutanud, et mis see täpsemalt see teemannoos on ja millised põiepõletiku nii-öelda siis soovitused on näiteks hügieeni vallas, et võib-olla kui sellest hetkel ei räägi, aga mida võib-olla ma mainiksin ära, et riskirühma kuuluvad need inimesed, kes kindlasti peaksid arsti juurde pöörduma, et nad ei jääks ka teemannoosi poole nii-öelda peatuma. Et kui on ikkagi tekkinud teil palavik, siis tuleks arsti juurde pöörduda. Samuti arsti vastuvõtule peaks minema rasedad, suhkruhaiged ja inimesed, kellel on juba varasem immuunpuudulikkus. Ehk et ei peaks jääma nagu ootama, et ehk läheb ise üle. Samamoodi, kellel on ka põiekateedrid, et ka nemad peaksid põiepõletiku puhul pöörduma siiski arsti juurde. Aga teemannoos on loodusravis väga heal kohal. Mis ta siis on? Ta on looduslikult esinev suhkur, mis on glükoosi epimeer, nimetatakse ka glükotoitaineks teda, tervislik suhkur. Ja ta nii puhastab kui ka kaitseb põit ja kuseteede siis elundkonda. Mis on nagu teemannoosi selline põhiülesanne, et just eeskätt, kui tunnete, et selline põiepõletik on algfaasis ja tunnete, et algab sellised esimesed kipitused, siis teemannoos takistab sel kolibakteril kleepumast kuseteede seinte ja epiteelrakkudele, ehk et see nagu aitab, et see kolibakter ei saaks kiiresti hakata paljunema ja väikestes kogustes teemannoosi organism omastab seda hästi ainevahetuse käigus, ehk et ülejäänu väljub, et ei peaks kartma, et ma nüüd söön endal suhkrut sisse. Ehk et tegelikult aitab urinaartrakti puhastada ja ta on ka heaks toiduks muide piimhappebakteritele, kes soodustavad omakorda kasulike bakterite siis nii-öelda kolooniate kasvu soolestikus, mis on nagu hästi oluline. Kas lapsed võiks ikka seda teemannoosi võtta? Ma arvan küll, jah. Et ega sellist hästi sageli küsitakse ka, et kui palju ja kui kaua seda teemannoosi, eks ju, manustada. No me oleme ise soovitanud, et kui põletik on akuutne, seal ütleme circa 48 tundi, siis võiks manustada teemannoosi 1-4 kapslit korraga 3-4 korda päevas. Aga ma veel kord ütlen, et kui põletik on juba pikemaaegne olnud, siis oleks võib-olla vaja konsulteerida arsti või terapeudiga ja teemannoosi vajadusel täiendavaks raviks nagu juurde kasutada. Kahjuks puudub meil regulatsioon selle kohta, et kui palju teemannoosi tuleks võtta või milline peaks olema teemannoosi õige annus. Et kõik on, ütleme, meie nii-öelda siis soovituslik pool, ehk et ei ole selliseid pikaaegseid uuringuid tehtud, mis võimaldaks meil kindlalt väita, et teemannoos näiteks pikaaegsel tarvitamisel avaldaks negatiivset mõju või et ta muutuks kuidagi toksiliseks, seda mitte. Lihtsalt laste puhul samamoodi, et kui on rohkem kui 48 tundi juba toimunud
on põiepõletik juba toimunud, et siis peaks võtma ka teisi abinõusid tarvitusele. Ehk et ta tegeleb eeskätt sellega, et need bakterid ei kleepuks üksteise külge kinni kokku. Aga raseduse ja imetamise ajal? Ma soovitan kõiki taimseid preparaate kasutada ettevaatusega nii raseduse kui ka imetamise ajal ja temanoos ei ole keelatud, aga soovitan ikkagi väikeste annustega, kuna jälle taaskord puuduvad vastavad uuringud. Ja ei ole uuringuid selle kohta, et milline on niisugune ohutuse tagamiseks ja riski maandamiseks annus, aga kuna sagedasti rasedusel tekib emaka suurenemise surve just kõhukoopa elunditele, mis takistab siis uriini normaalset äravoolu ja nii-öelda loobki sellise soodsa keskkonna bakterite arenguks ja põletike tekkeks, siis soovitakse ka enne antibiootikumide tarvitamist proovida ikkagi temanoosiga hakkama saada. Aga mis võib siis olla põhjuseks, kui temanoos ei aita? No ütleme nii, et temanoosist on abi vaid selle sama kolibakteri poolt põhjustatud siis kuseteede nakkuste korral, mis, nagu ma juba alguses ütlesin, et moodustatud 75–90% siis nakkustest, aga kui soovite kindlad olla, siis tuleks kindlasti arstil lasta uriini külv teha, et millise bakteriga on tegemist ja siis saate teada, sest et kui tegu peaks olema mõne teise bakteriga, mis ei ole kolibakter, siis temanoos ei aita ja ei aita ka ta neerupõletike korral. Kui on kroonilised põiepõletikud, siis need võivad ka üle minna neerupõletikeks, ehk et kui te kahtlustate neerupõletikku, tavaliselt on selle sümptomiks juba palavik ja seljakülje või kubeme või kõhuvalu, siis tuleks kindlasti minna arsti juurde ja ilmselt ootab ka antibiootikumi kuur ees. Mida ma alati me ütleme kõikide toodete puhul, et kui te tunnete ennast peale ükskõik millise toidulisandi manustamist ebamugavalt, siis tuleb ettevaatusega suhtuda ja vaevuste kordusel tuleb kas lõpetada või siis pöörduda ka nii-öelda arsti poole. Aga mida siis lisaks teemanoosi võtmesele saab veel ise ära teha? No tegelikult ka ennetamiseks saab päris palju ise ära teha. Et ma küll toonitaksin, et temanoos ei ole mõeldud ennetamiseks. Ehk et ta on efektiivne ennekõike sümptomite leevendamiseks, kuna ta kõrvaldab olemasolevad kahjulikud baktereid neid tapmata. Vot siin on ka see moment, eks ole. Aga profülaktikaks see meetod hästi ei toimi. Ja võib-olla räägiks enne äkki natukene ennetamisest, ja kuna naistel esineb põiega probleeme märksa sagedamini kui meestel, siis olulised on alati sellised lihtsad elementaarsed hügieeninõuded, millest me oleme oma blogis päris pikalt kirjutanud. Ja lihtsalt tuletan meelde, et ärge kasutage, ma ei tea, keemilisi hügieenitooteid või mis intiimpiirkonda võivad ärritada, et see on oluline. No, mis siin suvisel perioodil ma isegi olen tundnud, et kui ei joo piisavalt puhast vett terve päeva vältel, siis tundlik põis võib anda tunda. Ja te saate ka jälgida, et mis värvi teie uriin on, et kui te olete joonud piisavalt vett, siis enamasti võiks olla ta heledam, mida heledam, seda parem, et seda puhtam, seda paremini on ta filtreeritud. Ja kui uriin on ikkagi tumedam ja on lõhnaga ja tugevama lõhnaga, siis see räägib juba nii-öelda dysbakterioosist või algavast põiepõletikust. See on ka selline moment, mida saate ise jälgida. No, mida ma veel ka enda puhul teinekord on
ma arvan, et kõik naised teavad seda, et kui te lähete linna, siis mõtlete oma trajektoori läbi, et ühest WC punktist teise WC punktini, et ehk et hästi oluline on see, et kui sa tunned vajadust vetsu minna, et siis et ärge lükake seda edasi, et ikkagi võimalusel ärge hoidke kinni pissihäda, vaid et minge käige pissil ära. No mida veel, eks ju, lihtsad asjad, mille peale ei tulegi, on, kui on istuv töö, mida paljudel meist on, siis no kas või iga tunni tagant võiks või pooleteise tagant teha sihuke 5-minutiline väikene vaheaeg, tõuske püsti, liikuge. See aitab. Igasugune füüsiline koormatus mõjub nagu kogu immuunsusele halvasti, aga kui on ikkagi krooniline väljamagamatus, siis kõik need kiirendavad nii-öelda põletike saabumist. Neid viise looduslikult, mida teha, kui te olete juba haigestunud, ma võib-olla neist räägiks ka natukene, aga mida nagu üks veel, kui te teate, et teil on nagu tundlik põis, mis reageerib erinevatele muutustele. Ma mäletan, kunagi oli, kui ma Tartus ülikooli ajal pidin Tallinnasse häälega sõitma, siis ma ei saa aru, kuidas ja mis nipiga, aga nagu just kõige ebamugavamaks ajaks, kui sa tahad hääletama minna maantee peale, siis mul tuli põiepõletik. Täna ma tean juba, mis seda põhjustas, et natuke ärevust ja natuke oli, ütleme, territoorium minu jaoks nagu vale, et see mind mõjutas. Ja tasub nagu välja selgitada, et kui teil on see põis nagu tundlikum, et mis asi see on, mis teie põit nagu siis nagu mõjutab, sest väga palju mõjutab ka söök, et ka ära jätta võib-olla sellised söögid, mis nagu te tunnete, et ei ole teile head. Aga mis on veel, mille peale ka võib-olla perearstid, võib-olla näiteks ärge imestage, kui pöördute arsti poole ja teil on olnud korduvad põiega probleemid, et ta uurib hoopiski, et kuidas teie hammaste seis on või et kuidas teie mandlid elavad, et kuidas teie kurguravi edeneb. Ehk et need on sellised infektsiooni allikad, kus asuvad siis sellised mööda organismi rändama kippuvad bakterid. Ehk et ülioluline on kõigepealt üles leida oma organismis ja vabaneda kõikidest infektsioonidest ehk põletikest, mis on endale siis niinimetatud sellise alalise elukoha leidnud. Ja need on, kui aus olla, siis need on nende korduma kippuvate põletike peamised põhjused. Ja need võivad olla näiteks soor suus, on ju, see võib olla klamüüdia, see võib olla ureoplasma, see võib olla mükoplasma, need võivad olla soolekepikesed, streptokokid, stafylokokid. Ehk et neid võimalusi, miks see põhjapõletik ja miks see põis on nagu tundlik, on sageli tagajärg millegist ja antibiootikumi kuur ei püüa nagu, ühesõnaga ei pruugi lahendada seda nagu tegelikku põhjust ära, et leidke see tegelik põhjus ka ülesse. Ja muidugi toidulisandid on ka üks viis, kuidas toetada oma põit ja enda tervist, ehk et lisaks ka selle teemanoosile, mis, kui teil on tundlik põis, siis ma soovitan, et see võiks olla kohe kindlasti iga naise koduapteegis, kähekotis kaasas, autos kaasas. Ja kes on saanud kogeda seda, et vau, et ma lähen kuhugile matkale ja ma võingi kivi peal või mätte peal istuda ja et mul on teemanoos on endaga kaasas, eks, et ma saan nagu selle kiiresti lahendatud. Ja just muide jälle matkadele minekul, naised teavad väga hästi, et huvitav, et just siis nagu lööb see põis välja või lähen kuhugi reisile, et jälle territooriumi teema, et just siis lööb see põis välja. Et siis võiks see teemanoos olla kohe nagu suvel autos kindlasti kaasas. Aga kui on juba pikemat perioodi olnud teil põiega probleeme, siis võiks mõelda ka toidulisandite peale, mis nagu nii-öelda aitaks nii-öelda seda põie tervist parendada. Ööseks kindlasti probiootikumid ja Ecoshi Ecobiotic soovib ideaalselt manustada nii-öelda meie probiootilisi baktereid päevasel ajal
võiks C-vitamiini peale mõelda, isegi meie võib-olla kompleks C-vitamiin võiks hea mõte olla 2-3 korda päevas isegi. Me arvame küll, et ma suvisel ajal söön ju nii palju kõike värsket ja toorest aga siis tulebki kontrollida, kas te sööte ka, et või te lihtsalt mõtlete, suvel seda on palju, et ise teema on, kas me ka sööme. Aga ka tsinkia ja seleenia, ütleme sellised mikroelemendid, mida nagu tasuks mõelda. Naistele väga hästi sobib naiste nagu selliste pikemaajalist sellist hormonaalset tasakaalu ja immuunsust hoidma Red Reishi, mis on ka mõjub põiele päris hästi ja muidugi B-vitamiinid, B-vitamiinide kompleks, et kui te ei ole väga lihasööja, siis võiks mõelda, et nii nagu B-vitamiinid B1, 2, 5, 6, 9, kõik nad toetavad ka kogu lihassüsteemi ja samamoodi nad toetavad ka põie nii-öelda siis taastumist ja lihaskonda. Ja A-vitamiin on teada tuntud limaskestade tugevdaja, et mõelge järgi, kui palju te oranži asju päeva jooksul sööte, et kui teil on ikkagi limaskestadega teema, et siis võiks mõelda ka A-vitamiini toetusele. Kas oskad ka mingeid taimi välja tuua? Sa mõtled nüüd, et kas nüüd taimi, et ennetada või siis taimi, et kui meil on juba probleemid tekkinud, võib-olla äkki võtakski, kui on probleem tekkinud, siis tavaliselt nagu tundub, et mis ma nüüd siis teen. Mul endalgi on, et kui mul on nohu, siis ma helistan sõbranna Siirile ja küsin, et Siiri, mis ma sul räägin, kui sul nohu on. Ehk et siis meil on kõik nagu meelest ära läinud. Ma toon erinevaid näiteid, mind on aidanud näiteks tillitee enne sööki ja et olengi võtnud supilusikatäie tilliseemneid, pannud kuuma vette kruusiga ja lasknud seista pool tunnikest ja joonud jahutan maha ja teengi enne sööki 1-3 korda päevas ja mind on väga hästi aidanud. 10-15 minutit enne sööki. Aga vanad head leevendust pakkuvad siis abimehed loodusest, meie endalt on kaselehed muide ja kummel, ka kummeliga istevanne teha. Kaselehtede ekstrakt soodustab nii-öelda uriini eritumist ja kummel mõjub hästi rahustatav, on spasmolüütiline, ta võtab spasmid maha ehk et ta on ka põletikke leevendav. Vanast ajast ma kohe mäletan, et oli alati leesikatee, siis oli pohlamorss, eks ole, pohlasid kesti meil süüa, aga muidugi meliss on päris hea ja rahustava toimega. Kes on kreibisõbrad, siis kreibiseemne ekstrakt on ka ajast aega nagu paljudes kohtades kasutusel olnud, mis suurendab ka uriini eritamist. Kui on nagu korduvad põletikud, siis võiks isegi alternatiivselt mõelda, et nõelravi peale või siis ma olen soovitanud eakamatel inimestel hakata treenima tuppelihaseid, põielihaseid ja neid sobivad teha kõik igas eas vanuses naistel. Ja neid on nagu nii hea lihtne teha, neid saate teha olles punase foori tule taga või olles bussipeatuses. Hoiate pissjäda kinni, loete 1, 2, 3, 4, 5, lasete lahti, lõdestute. Nüüd hoiate kakajäda kinni ja loete jälle 1, 2, 3, 4, 5, lõdestute. Ja jälle uuesti pissjäda kinni, kakajäda kinni. Ja selliselt noorte naiste puhul mehed tänavad, eakate naiste puhul ka ütleme sellised tilgad, mis vahel võib-olla kipuvad püksi tulema, jäävad ära. Ehk et igal juhul see treenib nii-öelda siis parandab põie verevarustust, et on hea lihtne teha, keegi ei tea, tee kuna tahad ja mõjub väga hästi. Ja on olemas ka, kui Hiina meditsiinist rääkides, on terve rida Qiguni harjutusi, teie nõelravi harrastuid kindlasti soovitada, aga mida te saate, näiteks saate ise, võib-olla on ebamugav teha, aga mokshat teha, see on ravimtaimedest akupressuuripunkt, mida saab osta erinevatest tervisepoodidest ja alaselja lülisamba viimastele lülidele teha selliseid soendusi, mõjub väga hästi. Aga te võite võtta ka soenduskoti, sellega soendada neid lülisid. Te võite ka sooja või kuuma soola sokki sisse ajada, aga samamoodi soendada neid kohtasid. Hiina meditsiinis on hästi soovitatud kardemoniteed.
kus siis 0,25 kuni selline 0,5 pool tee lusikatäit jahvatatud kardemoniklaasi vee kohta. Aga ka ingveritee sobib päris hästi ja massaažid ka põiepiirkonnas, massaaž kas või hellalt õrnalt sobib ka päris hästi. Jalavannid temperatuuri tõusuga on alati mõjunud, ma mäletan, meil lapsena minust iga väiksemagi põhjuse peale pandi alati jalad vanni. Samamoodi, kes on homöopaatia sõbrad, siis homöopaatiast põiepõletike puhul on ka ju on Cantharis, kui on aktiivne nii-öelda põiepõletiku faas. Ehk et kui on pidev selline tualetti mineku vajadus, on ju. Ja muide, see sobib ka väga hästi külmetuse korral. Aga kui on näiteks mesinädalatest tekkinud põiepõletik, siis või esimene vahekord uue partneriga, siis sobib Staphysagria on selle nimi. Ja kapis. Ehk et võimalusi nagu ennast aidata loodusega on erinevaid ja veel kord toonitan, et põhjus on ka vaja teada saada, et mis on see põhjus, et kui põhjuse saab kätte, siis ei hakka ta korduma, mis on nagu hea teada. Et täna me just Ragnaga rääkisime ka need põhjustest. Väga äge. Ja, põhjused on olulised. Aga aitäh sulle, Angeelika. Kas sa tahad midagi veel lisada? Võib-olla mõned toidud ma mainiks ka ära, sest et sageli on nagu see, et räägitakse, et erinevate terviseteemadega on erinevad dieedid, eks ole, millest kinni pidada, aga põie puhul väga sageli ei räägita. No, see tundub nagu iseenesest nagu arusaadav, et alkohoolsed joogid ja ükskõik mis põletik ei sobi, on ju. Ala õlu, vein, kanged alkoholid, need panevad veel rohkem, veel tihedamini tualetis käima. Aga kindlasti ka kohvi ja tee ja üldse energiajoogid, nad sisaldavad happeid, mis mõjuvad põiele ärritavalt. Ehk et võiks vaadata, et ka igapäevast toitu süües, et millised toidud, kui te teate, et need on happelised toidud, et kui mugavalt või kui hästi te pärast sealt altpoolt tunnete. Sest et hästi klassika on tsitrusviljad ja mahlad, mille peale ei tulda, et apelsin, greip, mandariin, sidrun, laim, need on väga happelised. Ja põit võib ärritada pelgalt nende viljade ja mahla joomine juba. Ja ei pea olema põis haige, põis võib olla tundlik. Ehk et kahtluse korral võiks mõnda aega võib-olla vältida või ütleme, et jälgida, et kuidas see teie põiele mõjub. Vana hea šokolaad, see on nagu, ta sisaldab ka kofeiini ja happeid, et muide valge šokolaad mitte, nii et seda ei peaks nagu kofeiini alla nagu panema. Aga see sisaldab palju suhkrut, eks, et šokolaadiga peaks nagu pidama võib-olla pausi. Aga need tsitruselised, mida just antakse põletike puhul, see on nagu see koht, kus nagu tasuks, eks ju, teada. Muide ka ananas, et ei ole põie suhtes kõige sõbralikum või tomatid või et ei pruugi ka hästi mõjuda. Me oleme rääkinud pohladest, sageli pannakse pohlad ja jõhvikad ühte patta. Muide, jõhvikad on samuti väga happelised ja võivad põit ärritada. Ehk et mahla tarbimisel tasuks jälle tunnetada, kuidas ta mõjub teile. Kõik gaseeritud joogid, seda ilmselt ei pea ütlema, samamoodi ka vürtsikad toidud ja mis minu jaoks kunagi oli nagu, et laagerdunud juust ja hapukoor ka, eks ju, võivad põhjustada eriti tugeva maitselised ja rammustad söögid üldse võivad tekitada põievaegusi. Töödeldud toidud. Ehk et võib-olla tasuks pidada toidupäevikut, kuidas te tunnete, kui hästi, kui mugavalt te tunnete ennast peale sööki. See oleks võib-olla ka see koht, mida nagu tasuks erinevate haigusseisundite, sealhulgas ka põieprobleemide puhul pidada. Ja suvi on mõnus aeg ja kuna siis veel mitte mätta peal istuda kui suvel. Nii et mõnusat suve kõigile. Aitäh sulle, Angeelika, väga palju
praktilisi nippe. ja aitäh kõigile. Aitäh ja